Tervist sõbrad, ma räägin teile ühe loo. Ja see lugu on sellest, kuidas üks ettevõtmine võib valesti minna. See lugu algab umbes 2 kuud tagasi. Tuli mul mõte investeerida raha ja ega ma midagi targemat välja mõelnud, kui osta odavamalt mõni auto ja müüa seda kallimalt maha. Mõeldud, raha on olemas, asusin otsingutele. See ettevõtmine ei ole üldse lihtne asi. Tegelikult sellised autosid, mis oleks turust palju odavam ja millega oleks võimalik teenida, eriti veel minu finantside juures, siis sellist sõidukit ei ole üldse lihtne leida. Tegelikult nende otsingutega ma alustasin veel palju varem. Ma arvan, et 1,5 kuu enne seda. Aga umbes 2 kuud tagasi mul lõpuks õnnestus leida üks eksemplar. See asus Narvas ja leitud, kokku lepitud ja järgmine hommik me asusime teele. No nii, sõbrad, vaadake, kui pime on. Tegelikult on vara hommik ja täna ma sõidan Narva. Ma lähen ostan ühe auto endale. Nii et sõbrad, millise auto ma sealt ostan ja kas ma üldse ostan, seda te saate teada lõpus või siis keskel enam-vähem. Nii et kui teid huvitab see, ühinege minuga ja lähme sõidame. Hetkel tellime takso. Narva seiklus ootab 3,5 tundi ja oleme kohal. Nii, jõudsime siis rõõmsalt Narva. Kell on 11:30 ja kuskil seal kandis on siis autoplats. Nii et lähme vaatame, et ennast sealt siis leida endale see kõige odavam sõiduk, endale üldse lubada saame. Nii et let's go. Sai siis sõiduk ostetud, soetatud ja polnud midagi, sõitsime, vahetasime rehvid ära, siis peale seda tankisime ära ja asusime tagasi teele. Mis ma öelda oskan? 2200 euro eest, mis me suutsime seal alla kaubelda. Siis ma ei tea, mida rääkida. Okei, aga ära praegu räägi. Auto on hea, auto on oma raha väärt. Esmased asjad, mis tuleb ära teha, aga ma arvasingi, et midagi selles autos tuleb teha, on rehvid on nüüd praegu vahetatud, pidurid on vaja ära teha ja õlivahetus, need on esmased asjad, mis on vaja siin ära teha. Teeolud ei olnud kõige paremad, aga täitsa kannatasid sõita, auto käitus väga hästi. Mingeid tähelepanekuid ei olnud, kui välja arvata üks väike siuke pisik asi. Ma märkasin, et kui rattad lasid lume peal ringi, ehk siis jää peal, siis millegi pärast ABS-i märki ma ei näinud või antipuksi. Muidugi ma veel autost ei teadnud suurt midagi ja ma arvasin, et äkki sellel autol pole lihtsalt seda asja. Nii et sõitsime rahulikult, olime juba läbinud umbes 100 kilomeetrit. Kõik tundus chill, juba rõõmustasime varsti kodus kuni selle hetkeni.
Sest muidu ma panen ära see politseid asju. Ei, ma tiedän. Turvavadja on kindlasti sees, aga teevad seda, et sõbrad, mis siis juhtus? Sõitsime ilusti mööda teed. Tee oli tegelikult täiesti puhas, kuiv, jääd ei olnud midagi. Aga kiirus oli meil 100 ja ühes kohas lume lükkamise tagajärjel oli siis oletatavasti veeres natukene lund tee peale. Seal ei olnud nagu lumehunnik, aga siuke märgatav siuke lõik tee peale. Ja siis sõitsin esirattaga, parempoolse esirattaga sõitsin selle peale ja järsult viskas autot kraavi poole. Ükskõik, mida ma üritan teha, keerata, pidurdada, mitte midagi ei toiminud. Sõitsime kraavi ja seal kraavis käisime 2 korda üle katuse. Inimesed, kes vastu sõitsid, ütlesid, et neile tundus, et me hakkame kuskil ära keerama, aga järsku käis auto 2 korda üle katuse. Tegelikult see oli õnnelik õnnetus. Selles suhtes õnnelik, et auto kahjustus tegelikult olid minimaalsed. Minul endale tekkis muidugi küsimus, kuidas see võimalik on, et sellise väikse asja peale nagu väikse tüki lumest läbi sõitmine viis selliste tagajärgine, sest kiirus ei olnud suur, nagu ma mainisin juba 100 kilomeetrit tunnis. Aga alles hiljem, kui auto oli korda tehtud, oli juba katus vahetatud, esitiib korda tehtud, peegel paigaldatud ja kui ma viisin ta remonti, siis ma sain teada, et tol hetkel 4 pidurist töötas ainult 1. Selle tõttu ka ei töötanud mul ABS, ei töötanud muidugi ükski pidur ja muidugi ka antipuks. Ja töötas ainult parempoolne esimene ratas. Ja loomulikult, kui ma üritasin pidurdada, siis sellest ühest ratast selle kiiruse juures ei olnud mitte mingit abi. Auto sai kere poolest korda tehtud, vahetasin kõik pidurid ära, täiesti tutikad, kõik asjad pandi sinna, seal oli täiesti puruks kõik asjad, öeldi isegi, et seal on trummerpidurit, et trummer oli ovaalne, mitte ümmargune, see kõik vahetati ära, vahetasin õlid ära ja nüüd nagu tuli aeg hakata autot müüma. Ja põhimõtteliselt esimene müügikogemus, mis mul on, või mis mul oligi see, et klient, kes tuli vaatama seda autot, küsis mu käest, et kas sa tead, et see auto oli kunagi maha kantud. Ja vot siin koha peal ma teile, sõbrad, ütlen, et ma pean tunnistama, et ma olen nii tigenda peale, et ma sellise lolli vea tegin. Ma olen nii vaimustus sellest, mul lõpuks õnnestus leida siuke auto, et ma tõesti ei kontrollinud liikluskindlustusfondist auto ajalugu. Ja nüüd ma jõudsin selle tõeni, et sellest autost mul praktiliselt pole võimalik lahti saada. Kes kaua otsib, see ikkagi leiab oma tarbija ja selle Škodale leidus ka soovija, kes oli nõus vahetama selle auto uue auto vastu. Ja selleks autoks on seesama BMW. Tegemist on siis 2006. aasta BMW-ga, ameeriklane ja 3.0 mootoriga. Aga sellest autost ma räägin järgmises videos lähemalt.
sõbrad, loo moraal on ikkagi selline, et ei tasu ronida või tegeleda selliste asjadega, millest sul aimugi pole, sa saad kõrvetada. Ja tegelikult minu näite peal seda oli väga hästi näha. Nii et sõbrad, kui teile see video meeldis, siis pange like. Kui ei meeldinud, siis like arusaadav. Ei ole taksoteemaline, aga siiski ma otsisin uusi videosid, uusi võtteid, uut materjali, et teile näidata. Nii et sõbrad, järgmise kohtumiseni.